tervist! Ma arvan, et see on parim nurk, mis ma hetkel saavutan. Ma olen seda nurka juba paar minutit otsinud ja kahjuks jääb rool ikka peale, sest meil on uus telefonihoidja, MagSafe'i oma, ja seal ma ei saa telefoni nagu liigutada nii palju, ta hoiab kindlast kohast magnetiga kinni. Nii et ma loodan, et see on okei. Aga ma olen tegelikult hetkel Selveri parklas ja sellest tuleb loodetavasti Tallinna vlog. Aga miks ma olen kell veerand 11 õhtul poest ei küsita, siis me lähme homme minu sugulase sünnipäevale. Õigem vist on öelda sugulase lapse sünnipäevale, et natuke asi selgem oleks. 1 aasta sünnipäevale siis, ta saab 1-aastaseks, väike Ramses. Ja kuna me otsustasime talle kinkida kaardi, ümbriku, sest see oli nende soov, siis ma tulin praegu poodi kaarti valima, sest mul ei olnud Tartus aega käia. Mul on väga kindel visioon, millist kaarti ma tahan. Ma tahan seda laulvat kaarti, et kui sa teed selle kaardi lahti, siis see laulab. Kui sa paned kinni, siis see lõpetab, sest Peilile kingiti sünnipäevaks selline sünnipäevakaart ja see on reaalselt siiamaani, isegi 6 aega hiljem, täiega suur hitt. Ta mängib selle kaardiga täiega tihti, teeb seda lahti, muusika mängib, tal on täiega fun, ta tantsib, aga ma arvan, et see on reaalselt nagu parim kaart, mis laps saab saada, sest et arusaadavatel põhjustel lapsevanemad ei taha kogu aeg mänguasju, samamoodi meil ka mänguasju lihtsalt kuhjub niikuinii kogu aeg. Seega, kui iga sünnipäeval on toob veel mingisuguse mänguasja, siis ma võin ise lihtsalt kodust välja kolida, sest et ruumi lihtsalt pole igal pool neid mänguasjad. Nii et minu arust see ümbrikute idee on väga mõistlik, aga et lapsel ka midagi toredat oleks, siis ma räigelt tahan seda kaarti. Ja alati on Selveris olnud, seega ma loodan, et täna on ka. Nii et ma lähen vaatan, mis ma leian ja siis näitan teile ka. No nii, kell on nüüd juba 11 ja valgus pole liiga hea, sest et kell on 11 öösel, aga kuna mul pesud pesevad veel umbes 15 minutit ütleb pesumasin, siis ma pean nii ka üleval olema, kuni see lõpetab, et pesud ööseks kuivama panna. Aga ma näitan, mis ma poest ostsin. Ma tean, et ma ütlesin, et ma ostan ainult kaardi. Aga siis ma leidsin poest midagi. Ja mis ma leidsin, on sellised water wow asjad. Ehk siis nagu vee värvitavad raamatud. Ma ostsin neid 2 tükki, sest ma ostsin 1 Peilile ja 1 Ramsesele. Need on tegelikult mõeldud 3+ vanusele, aga ma suht kindel, et lastel on nendega ikka tore. On siis see, et sa paned siia pliiatsi sisse vett ja siis siin on 4 sükest pilti, mis lähevad värviliseks, kui siia vett panna. Ja neid saab siis taas kasutada. Kuna ma leidsin selle, siis ma ostsin ikkagi kingikotiga. Siuke täitsa tavaline, ütleb happy birthday, selliseid oli roosasid ja oli rohelisi. See on rohelise sinise segu. Ja kuna tegemist on siiski poisi sünnipäevaga, siis ma võtsin rohelise. Ühesõnaga, plaan on siis panna siia kotti see. Ja lisaks ma sain, mis ma tahtsin, ma sain selle laulva kaardi. Sain täpselt samasuguse laulva kaardi nagu Peilil on. Ma unustasin juba, et see hakkab kohe laulma, aga mul on vaja siit kile ära võtta. Ühesõnaga, see kaart laulab kohe, kui sa selle lahti teed. Ja siin on 3 sükest õhupalliga, kus tuleb erinevaid värjale. See on reaalselt nii tore mänguasi, aga sorry juba, et lapsevanematele, sest see lõpuks kinda on annoying, aga samas lapsel on räigelt tegevust. Ja sellega tuleb siuke kaart ka kohe kaasa, kuhu ma saan selle sisse panna. Ja siia saan siis mingid õnnesoovid kirjutada ja ka raha panna. Ja ma arvan, et ma pakin selle kohe ära, sest et mul ei ole tõenäoliselt hommikul aega. Kirjutasin nime peale. Taha kirjutasin lihtsalt palju õnne ja panin meie nimed ka alla.
sest minul on alati imelik saada mingit kaarte või kingitusi või asju, nii et nimesid pole peal, siis ma ei teagi, kes selle kinkib. Nii et kaart ja seega ja kaardi vahele läks ka raha. Nii et selline kingitus. Aga pesud ei ole ikka veel lõpetanud ja kell on juba 23 täpselt. Ma tahaks väga magama minna. Et ma loodan, et nad lõpetavad kiiruga, sest ma pean nüüd veel kujuma panema, mis võtab oma aja. Nii et ma väga tahaks 11:30 voodis olla. Ma arvan, et täna ma ei filmi rohkem, ilmselt homme. Nii et ma olen täna liiga väsinud, ma tahan lihtsalt magama minna ja midagi ei toimu ka täna rohkem. Nii et näeme teiega homme hommikul. Lõunast. Ma jälle siin ja nagu näha, siis eile oli kiire päev, sest ma ei jõudnud filmida liiga palju, küll aga üritasin ma võimalikult palju filmida igasuguseid klippe. Aga eile siis toimus Ramsese esimene sünnipäevapidu ning minu ema tüdrukute õhtu. Nii et eile ma jõudsin koju alles, ma arvan, et natuke pärast kella 1 ja magasin hommikul päris kaua, sest ma olin üsna väsinud. Aga hetkel olen ma siis nii-öelda eesti keeles vist ei ole mingit paremat viisi öelda kui asju ajamas, nii-öelda running some errands, ehk siis mul on vaja käia Ülemiste džässpesulas, sest et mu sõbranna viis sinna Peili talvekombe, mille ma tellisin. Nii et sealt ma saan selle kätte. Lisaks on mul vaja käia Rahvaraamatus, et osta üks lauamäng. Ja siis on mul vaja käia Depos, kuhu ma lähen praegu kõigepealt, et osta sealt meile koju prügikastide süsteem. Sest meie uue korteriköök on nii palju väiksem, et need 2 suurt prügikasti, mis meil enne olid, ei mahu sinna, nii et me peame ostma väiksemad ja kuidagi mõtlema paremini mingi lahenduse nii-öelda välja. Nii et kui ma viimati Depos käisin, siis seal olid ühed päris head prügikastid, ma käisin seal muidugi väga ammu, nii et ma loodan, et need seal ikka veel on. Rohkem hetkel pole päevakavas midagi, aga kuna praegu mul oli võimalus Peili koju jätta, siis ma kasutasin võimalust ja tulin neid asju ajama, sest et hiljem mul pole nende jaoks aega. Nii et kasutame võimalust ja teeme kõik asjad ära, mis vaja. Ma olen jõudnud Deposse, mis on rahvast täiesti pilgeni täis. Parkimiskohti suht 0. Siin on ülevaatlikult kõik, mis ma skoorisin. Jainu tahtis ühte basiilikutaime, ühte piparmünditaime, siis ma sain meie prügikastide süsteemi, mis siin 3 tükki, 2 valget ja halli, sest 3 valget polnud. Käivad üksteise otsa, nagu siin pildil näha on. Siin on need kaaned, siin Sofile uue toidu aluse ja Jainu tahtis hunnik purke bologneese jaoks ja purkidele siis kaaned ka ja mul siin endale krõpsu. That's it, Depost. Ma nüüd olen Ülemiste parklas, ma sain kätte Peili talvekombe ja kindad, aga neid me vaatame täpsemalt kodus. Vot, nüüd ma lähen Ülemistesse ja üritan leida ühe lauamängu. Ma vaatasin juba internetist, et Apollos on seda ainult üks, aga Brain Gamesis peaks olema seda terve hunnik. Nii et Brain Games it is. Poest mul vist midagi rohkem vaja pole ja ausalt öeldes ma ei viitsi väga palju tuuseldada ka, sest ma olen üsna väsinud
ja mul on räigelt palav, mul isegi pole midagi seljas. ja õues on mingi 17 kraadi ja ma suren palavusse. Kell on 5:30. ja ma sain alles nüüd kõik toimetused tehtud. Sõin Ülemiste keskuses mingit super smuuti asja ja ütleme nii, et see ei olnud paha. See nagu justkui oli hea, aga mitte nii hea, et ma ostaks seda uuesti. See oli päris kallis ka, ma võtsin kõige väiksema topsi. See oli mingi 8 eurot äkki. Seega ma saaksin sisuliselt ükskõik kust mujalt kõvasti odavamalt süüa kui sealt. See oli siis sisuliselt lihtsalt mingisugused marjad koos kaelahelvastega. Ja ma ei tea. Jätkuvalt see polnud paha, aga ma lihtsalt pole suurim fänn, võib vist öelda. Nii et ma liigun koju tagasi ja siis vaatan, kas ma saan teile kõiki asju veel näidata. Näiteks peilikombet ja kindaid talveks, mida ma ei ole hetkel saanud veel ilusti näidata. Aga jah, siuke lugu. Selline on siis see lauamäng. Mu ämm palus selle osta, pidi hea mäng olema. Ilmselt õhtul mängime. Ja peilikindad, mis on siis kõik tellitud Soomest. Need on siis talvekindad 0–2 aastastele. Mulle soovitati võtta pigem väiksemad, et suured pidid päris suured olema. Ja siis siuke kombe, hästi veits moonutab siin värvi, aga ma tahan seda peililassi ka proovida. See on 80 suurus. Peili on hetkel umbes 80 senti, aga tavaliselt kombed on suuremad. Ma kardan, et ta upub sellesse, aga eks näis. Kindad on siis siit kõrvalt lukuga ja siit jookseb veel lisaks see krõps ka üle, et saab veel pingutada. No nii, nüüd on käes jälle järgmine päev ja kell on 8:30 õhtul. Ja me käisime just Hiiu pubis väikest näksi söömas, ütleme nii. Peili nüüd juba toidub ja me otsustasime Jannuga, et me lähme täna Barbie movie't vaatama lõpuks, sest ma tahan selle ka ära näha. Ja kuna Jannu oli ka sellest huvitatud, siis ta tuleb kaasa. Nagu näha, mul on juuksed veel täitsa märjad. Me pidime jooksma autost sinna söögikohast tagasi ja väljas kallas nii kõvasti, et mul on juuksed täitsa märjad. Vaikselt hakkavad juba ära kuivama. Aga meil on siis tunni aja pärast seanss Mustamäe keskuse kinos. Nii et ma olen väga põnevil, et seda filmi näha. Ma olen seda nii kaua oodanud ja lõpuks on see päev käes. Me lihtsalt mõtlesime, et me käime kohe ära, sest et Tartus meil ei ole väga kedagi, kes saaks praegu Peilit hoida. Nii et jätame Peili vanaema hoolde. Samas Peili niikuinii magab, nii et tuleb ainult tema und valvata, vahest lutti viia, panna suhu, kuigi isegi seda ta väga ei vaja enam. Nii et lähme vaatame selle filmi üle. Ma pärast tõenäoliselt jagan muljeid, aga no worries, ma ei spoili midagi. Väike pump update ka. Siin on täismõõduspeegel. Ma saan siin teile filmida. Tartus meil on ainult vetsupeegel, aga eestvaade, kõrvaltvaade. Kusjuures imekomben näeb kaameras see kõht alati palju väiksem välja kui päriselus, aga 18 nädalat. Me jõudsime nüüd kinost koju tagasi, kell on täpselt 00:00. Ja kell on väga palju. Aga minu kommentaarid Barbie movie kohta reaalselt nii hea film, nagu täiesti siuke ootamatu, ma ei oska isegi seletada. Ütleme nii, et see polnud absoluutselt see, mis ma sellest ootasin, aga see oli kordades parem. Ehk siis nagu see on nii hästi kokku pandud film, nii hästi läbimõeldud. See on lihtsalt imeline. Kõigil oli seda väga tore vaadata, saalist oli palju naeru, nii et
kui vähegi võimalik, siis ma räigelt soovitan seda vaatama minna, nagu reaalselt ei kahetse. Nagu see on tõesti üli hea film. Varuge palju popcorni, nagu nii põnev oli vaadata konkreetselt. Aga kell on nüüd nii palju, et ma lähen tuttu, sest Peili ärkab hommikul suht varakult. Nii et head ööd. It's the next day ja on koju minemispäev. Mu juuksed elavad totaalselt oma elu, sest nad on juba 4 või 5 päeva pesemata, but it's okay. Ja Ainu pakib hetkel autot kokku või me pakkisime kõik asjad ära. Nüüd jääb üle oodata Peili lõunaaega õigemini, et hakata kodu poole sõitma. Ja meil on reaalselt nii kiire nädal tulemas. Ma ei kujuta ette, mis vlogi ma mis asjad panen. Igal juhul hakkame me nüüd koju sättima. Nii et aitäh, et sa vaatasid seda videot. Jäta like, kommentaar, subscribe'i, kui sa seda soovid ja näeme sinuga juba järgmises videos. Ciao!